mõnusat tegevust, lõbu, kõik peab olema kerge ja et raskused on siis need, mille eest võib põgeneda. Ja jällegi, muidugi me oleme samas punktis tagasi nagu alguses, et kõik algab kodust, aga üks oluline asi on, mis tundub tänaseid 30-aastaseid vaadates, mu õde ja vend on 30-aastased või natukene siia-sinna ja sellepärast ma arvan, ma tunnen päris hästi seda põlvkonda ka ja nende maailma. Ja see on suures osas ka filmi ja raamatu maailma, selliste romantiliste raamatute ja romantiliste filmide maailmast tulnud väärtushinnangutega inimeste põlvkond. Ja ühesõnaga on loodud arusaam elust ja tihtipeale sellest maailmast peaksid olema nagu raskused välja arvatud. On väga sellised ideaalsed mudelid ja ilusad eesmärgid. Aga et kuidas seda kõike siis saavutada? Kuidas teha nii, et on reaalselt abielus armastus? Ja siis üks asi, enne kui tuleb selline lõpuosa on see, et raskused tulevad nii ja raskustes on vaja paluda abi. Üks asi, miks on kindlasti ka veel heas, et praegune aeg on see, et see võimaldab meist paljudel kasvada paremateks vanaemadeks ja vanaisadeks. Ma ei mõtle teid, aga ma mõtlen, ütleme ka vanemaid inimesi, sellepärast, et näiteks paljud probleemid või näiteks miks mõnes peres on nii vähe lapsi, on see, et ei ole abi. Et on perioode, kus naised vajaksid suuremat abi ja see on ajaloolasena, ma võin täiesti kindlalt öelda, et ühel hetkel see traditsioon ju katkes. See suurperede traditsioon, kus elati koos, kus koos elasid mitmed põlvkonnad, kus siis tihtipeale vanaema oli juba see, kes seda kätki seal kiigutas, et need noored saaksid teha tööd, saaksid pühenduda, oli see, kes lihtsalt hoidis nendel lastel silma peal ja selle traditsiooni kadumisega kaduski paljudes peredes see, et vanaema, vanaisa aitavad oma lapsi, aitavad oma lapselapsi ja ma ise olen küll mõelnud, et kui ma peaksin saama vanaemaks, vanaisaks, ma teeksin mõned asjad teistmoodi. Esiteks ma teeksin seda, et kuule, ma tulen sulle koristama. Et sul on lastega nii palju tegemist, ma koristan sul selle toa ära. See on üks väga tüüpiline probleem, mis tekib lastega emadel. Tähendab, et sa ei suuda keskenduda sellele koristamisele, kui sul on pidevalt sellised ringisaali või juhkud on seal, jooksevad ringi. Ja siis, et ma teen selliseid lihtsaid asju, ma võtan näiteks lapsed, ma hoian neid, et sa saaksid natukene rahulikult olla. Õnneks on sellised peresid ikkagi on, kus see toimib, aga on väga palju mulle tunnistanud, et vanaemad, vanaisad on niivõrd aktiivsed ka, eks, nad on kõik tööl ja sellepärast meil need vanaemasid, vanaisasid ei ole appi võtta ja nüüd siis see viimane osa, et meil on leidnud selline suhtumine, et elame mõni aeg koos. Ma mäletan, kui meie abiellusime, siis meil üks vanatädi ütles, et pole midagi, 2-3 aastat kõik läinud. Et selliseid kibestunud inimesi on olnud igal ajal. Ja kõik algab sellest, mis toimub tegelikult minu hinges
ma tõesti nagu meie perega ma võin öelda 100%, et see ei ole niisama, et kirik aitab, vaid see on tõeliselt hämmastav, et kuidas see, kui ma lähen väsinuna ja lähen kurnatuna, lähen pihile näiteks ja kuidas ma tulen, kõik on läinud. Ja ma olen täiesti uus inimene ja kuidas ma armastan oma meest, kui ta tuleb pihilt. See on absoluutselt reaalne, mis toimub, et see ei ole, et mingisugused usklikud räägivad seal, et on mingisugune pihtimine ja mida nad seal teavad ja nii edasi. Et see on täiesti reaalselt toimiv protsess, et kuidas me suudame kanda neid koorumeid, eriti praeguses ühiskonnas, eks kõiki neid tööpingeid, siis seda, ega see lastega kodus olemine ka ju väsitab, eks kõik see sama ja me tohutult eestlastena hoolitseme oma ihude eest. Meil on ju saun on praktiliselt esimesena ehitatud maja juurde. Aga mis on meie hingega ja et kui me oma hinge eest kas või sama palju hoolitseksime, siis me oleksime tunduvalt õnnelikum rahvas. Me ei räägiks siin seda, et meil on nii vähestel noortel on mõlemad vanemad koos. Me ei räägiks siin sellest, et meil on nii paljud lahutavad ja selliseid 40-aastasi, kellel on, kes on veel abielus, neid tuleb lausa otsida, et me oleks hoopis teistsugune ühiskond. Ja mõnikord, kui ma käin näiteks Raplas ja ma vaatan neid inimesi, neid keskealisi naisi muide, kui palju, kas te olete vaadanud, kui palju on kurbi 50-aastasi naisi, kui masendunud nad on, kui kibestunud nad on. Nende selja taga võib lihtsalt arvata, mis neil on. Neil on luhtunud elud, õnnetud lapsed ja nendest on siiralt kahju. Ja tegelikult need asjad on muudetavad. Ja ajaloolasena ma olen nagu uurinud ka seda, miks meie rahvas on eriliselt tõrges. Me teame ju neid uuringuid, eks ju. Miks me eriliselt tõrges tegelikult selle suhtes, mis saaks seda rahvast aidata. Ja juured viivad 19. sajandisse. Ja need samased eelarvamused, mida hakati kujundama 19. sajandil ja vabandust, need olid väga paljud Luteri kiriku õpetajad, kes hakkasid kujundama selliseid hoiakuid katoliikluse suhtes. Ja näiteks, kui ma vaatan 5. klass, mida õpib, üks tõsine 5. klassi lõpetanu vihkab katoliiklust. Sellepärast, et olid mingisugused ristisõdijad, nad tulid, nad hävitsid ära kõik selle, mis oli meile tohutult tähtis. Me olime vaba ja õnnelik rahvas, mis siis, et me oma imikuid viisime metsa ja jätsime neid sinna. Tähendab, et vaadake, need asjad on sellised ajaloolis romantilise põhjaga. Me räägime oma vabast olemisest, mis oli 12. sajandil enne seda tohutu paatosega. Me olime nii õilsad, tegelikult olime mereröövlid, tegelikult me viisime oma imikuid metsa, kui neid sai natuke liiga palju. Meil oli mitme mehe pidamine ja nii edasi. Ja nüüd siis tulid mingisugused need ristirüütlid, kes hävitsid kõik selle hea ära. Ja me õpetame võimendatult 5. klassi lapsed, mul käib üks laps 5. klassis, ma tean täpselt. Üks raamat lõpeb, teine raamat algab. Ja siis nende raamatute sõnum on kogu aeg see sama. Ja vaadake, siit me kujundame seda hoiakut, et kirik on halb. Ma olen ise üks igavene selline tugev ja võimas mees, uhke Eesti naine, mees, ei vaja mingisugust kirikut, ei vaja sellist tuge ega abi. Ja niimoodi ongi, et tegelikult see kooliharidus kujundab need samased hoiakud, eelarvamused. Ja siis me kasvame suureks,
me oleme ikka ise targad, ise tublid.